Tere hommikust! Täna algas kevad. No ametlikult algas kevad juba mõned päevad tagasi, aga täna on esimene päriselt suveilm. Lubab mingi 15 kraadi. Praegu on mingi hommikul kell 10 ja juba on mingi 9 kraadi. Ja imeilus päike on väljas. Ja kuna nüüd on soojemad ilmad, siis täna me plaanime rõdu korda teha. Me plaanime omal rõdule teha sellise väikse istumiskoha, tolmust puhtaks ja muu selline. Aga enne me käime tegelikult KFC's, sest et ma pean filmima ühe koostöö. Ma tegelikult olin tükk aega haige just ja no tegelikult ma olen siiamaani veits haige. Siuke väike kurguvalu. Aga ma olen nii mitu päeva põhimõtteliselt terve päev toas olnud, et ma lihtsalt ei jaksa enam. Ühtlasi teen ma nüüd siis üle mitme päeva mingit meiki omale, et vahelduseks normaalne välja ka näha. Mulle tundub, et praegu on üldse kõik nagu haiged või just haiged olnud, vähemalt nagu minu tutvusringkonnas. Minu viimase meigi obsession ongi see põsepunapulk. Esiteks on see nii ilus toon ja seda on nagu nii kerge peale panna, sa võid selle vabalt lihtsalt näppudega ka laiali ajada. Ja ma vaatan, et see ongi tegelikult peaaegu otsas mul. Mul tegelikult oleks vaja uut beauty blenderit, sellepärast et see on mul ülivana. Ja ma olen üsna kindel, et siin kasvab ju mingi, ma ei tea, hallitus ja bakterid sees. No nii, me oleme valmis. Näete Kevinit ka täna esimest korda. See on mu tänane look. Kevin arvas, et mul hakkab selle mantliga kuum. Ilmselt hakkab, sest mul on juba kuum. Äkki ma tahan Insta-pilte selle mantliga, et siis mul on vaja seda. Täna lubab päiksevarjutust. Nii et me kindlasti üritame seda ka näha mingi kella 1 ja 3 vahel. Sest et iga kord, kui Eestis on virmalised, siis virmalisi me kunagi ei näe. Kõik teised näevad ja mina ei näe virmalisi. Aga mul ei ole tegelikult kõht üldse tühi praegu, sellepärast me sõime hommikust just. Ma arvan, et me võtame kaasa kogu selle kraami. Sööme kodus. Ma teeldaks kohvi ja midagi magusat pigem praegu. Põhimõtteliselt seekordne koostöö on siis see, et mul on selline -50% salakood. Kui ma selle video üles panen, siis see tegelikult kehtib veel nii, et ma võin siin ka teile öelda 95959 kood KFC's annab -50%. 13.90 kahel inimesele saab 2 kanaburgerit, 2 suured friikad, 2 suurt jooki, 8 vürtsikat kanatiiba ja 10 KFC nuggetseid. Nii, on aeg rõdu kevadeks korda seada. Kevin praegu teeb kõigepealt rõdu puhtaks, võttis tolmu ilusti ja nüüd peseb toolid ja laua puhtaks. Ja siin teises nurgas ongi meil siis selline istumisalus, mille Kevin ise tegi euroalustest ja me tellisime padjad eelmine aasta, nii et need tuleb tuua keldrist üles. Talvel ei saa neid siin hoida, need lihtsalt lähevad hallitama. Tundub, et nüüd on nagu piisavalt soe ja kuiv, et need üles tuua. Ma hakkan samal ajal siis toast natukene tolmu võtma, täpsemalt telekalaua pealt. Nagu, ma ei tea, kas te näete, sellised musta värvi lauad lähevad nii ruttu tolmuseks. Siit on nagu näha, mul käis väike vend külas ja ta nagu tõmbas käega siit üle ja vaadake, kui tolmune see on. Ja seda ongi näha nagu päevavalguses. Vana inimene selgeb kangeks. Vaadake seda, mis Kevin kätte sai rõdu pealt. See oli läbipaistev vesi alguses. Mõnus. Said tehtud või? Jah. Oled ajad? Usun. Põhimõtteliselt leidsime siis eile bambusmati, pilliromati. Bambuse? Bambuse, jah. Et võetame välja. Vana on siuke just vesile saanud. Vana on meil selline, oligi siuke pilliroost. Aga meile vaatasime ja siis need, mis seal pilliroost olid poes, olid nii peenikesed, et me kartsime, et äkki esimese tuulega läheb uuesti katki juba. Nii et siis uue me võtsime sellise bambusest ja see on juba näha, et selline paksem ja tugevam. Ja see oli palju kallim ka, 2 korda kallim. Pillirooma oli mingi 29 ja see on 59. Meil kukkus just uks ka eest ära. Meil on siin oli sääsevõrgu uks, et me saaksime suvel nagu lahti hoida rõdust, aga nüüd viimasel suvel, ma ei tea, tormi või millegagi kukkus otsast ära. Ja see Kevin pani selle tagasi, aga siis see tuli ikkagi lahti ja nüüd meil on uut vaja. Ma arvan, et kui see saab nüüd siia rõdu äärde, siis see rõdu näeb ka kohe palju värskem jälle välja. Ma käisin tegelikult vahepeal paaril pakil järel. Ja et hauli aeg! Kõigepealt And Beauty'st ma nägin Facebookis reklaami, seal on mingi leiunurk. Jah, ma olen nii lihtsasti mõjutatav, et Facebooki reklaamid toimivad minu peal. Aga ma sain 1 aastal jõuludeks
sellise doktor Irena Erise näokreemi. Sellise. Ja mulle hullult meeldis see. See on selline ülikerge minu arust. Ja siin on SPF ka sees, sellepärast et mul just sai päevakreem otsa ka. Nii et see oli nagu ideaalsel ajal ja see oli vist muidu mingi 46 €, aga mina sain 23-ga, 50% soodukaga. Ma võtsin, mis oli ka -50%, sama doktor Irena Erise mingi seerum ka. Selline, mõtlesin, et võtan siis juba komplekti, on ju. Kolmandaks, samamoodi, kuna see oli nii odav, ma võtsin selline kutrini juustesse jätav balsamkreem, mis iganes, sellepärast, et noh, seda ka ikka kulub. Aga teine pakk tuli About You'st. Nii, esiteks on siis selline Tommy Hilfigeri mega nunnu särgikene. Vaadake seda väikest lipsukest siin. Näitan seljas ka teile muidugi. Seljas on ta siis siuke väike nunnu baby tea vist öeldakse äkki selle kohta või? Ma ei tea. Igatahes. Väga nunnu. Teine asi oli minu kohta natukene üllatav. See on selline, näeb välja nagu teksaseelik, aga tegelikult on need püksid. Need on Levise omad. Tavaliselt mulle liiga palju ei meeldi see, kui nagu eest on seelik ja tagant püksid. Mulle väga meeldib, kui seeliku all on püksid nagu sisse ehitatud, aga mulle ei meeldi, kui tagant on püksid. Aga miskipärast nagu see tõmbas mind. Seljas on see selline. Minu arust see on nagu täitsa nunnu. Ja mulle meeldib see, et tagant on need ideaalse pikkusega. Need katavad nagu peppu ilusti ära. Aga samas on ikkagi nagu piisavalt lühikesed. Minu sõbrad tunnevad mind väljas selle järgi ära, et mul on alati peas roosa müts. Pole vahet, kas on suvi või talv. Talvel on mul selline kootud erkroosa müts ja siis suvel 16-aastasest saadik põhimõtteliselt ehk mingi 7 aastat juba kannan ma alati roosat nokamütsi. Ja see tegelikult sai alguse sellest Nike nokamütsist, mille ma saingi umbes 16-aastaselt ja ma armastasin seda. Kui ma selle sain, siis see oli üli erkroosa, ma ütleks, et peaaegu reaalselt neoonroosa. Aga aastatega ma pidin seda pesema väga tihti, sellepärast et kõik higirandid jäid siia näha. Ja nüüd see on läinud selliseks heleroosaks. Aga päris elus on aru saada, et see on tegelikult juba selline väga ära kantud. Nii et ma ostsin omale uue roosa nokamütsi. Ja see on selline Ralph Laureni oma. See oli sellisest spordimaterjalist rohkem, aga see on sellisest tavalisest riidematerjalist nagu enamik nokatseid. Ja see on siis selline nunnu. No see ongi juba heleroosa. Kuna ma käin ka jalanõudest päris ruttu läbi tegelikult, siis ma ostsin ka uued botased, New Balance'id. Ja need on tegelikult minu esimesed New Balance'id. Ma olen alati kandnud Nike jalanõudest, sellepärast et mingil hetkel ma leidsin täpselt oma suuruse ja teadsin, et see mudel on mugav ja paras mulle. Aga siin nad on sellised tavalised hallid. Ma võtsin praegu sellised hästi neutraalsed, sellepärast et ma tahaks, et need enamus outfitidega sobiksid. Nad ongi sellised lihtsad hallid. Siin on isegi mingi muster all. Siin taga on selline, see muster tuleb täitsa kanna juurde välja. Üks asi veel. Ma olen hullult tahtnud omale seda juukseklambrit, millega saad juuksed krunni panna. Aga asi on selles, et mul on nagu nii rasked juuksed, et kui ma olen ostnud juukseklambreid, siis need ei ole olnud piisavalt tugevad, et mu juukseid üleval hoida. Need on peamiselt olnud ka plastmassist, aga nüüd ma ostsin sellise metallist. See on selline kuldne ja metallist ja see hoiab ülihästi mu juukseid üleval. See oli päris kallis ka, mingi 30 € äkki või? Sorry, ma ei viitsi praegu mingi tuhket krunni teha, aga põhimõtteliselt muidugi siis, kui on vaja näidata, ei tule välja, on ju. Igatahes enne ma tegin sellega jumala hea krunniga, et ma võisin niimoodi raputada ja see ei tulnud lahti. Ma tulin Otepääle ja mul on tegelikult plaanis üks üllatus. Nimelt, mul on siin Samsungi kõige uue maaseeria telefon. Peab vaikselt rääkima. Üks minu väike vend läheb sügisel kooli ja selle puhul ma kingin siis talle tema esimese korraliku telefoni. Ma väga kaua tahtnud päris enda telefoni. Ta praegu mängib mingeid telefonimänge minu ema vanas telefonis. Nii et ma arvan, et see on tema jaoks väga korralik. Kristoffer! Mul on sulle üllatus. Mul on sulle kingitus. Mis sa arvad, mis see on? Sa lähed varsti kooli. Telefon. See on sinule. Aitäh. Täiesti uus. Vaadake, 3 kaamerat, nii suur, rohekat värvi. Jee! See on nagu issi oma või? Vaadake, mis Kristoffer sai. Telefoni. Vaatuge, hästi värv läheb riietusega kokku. On hea meel või? Kas on päris sinu telefon või? Ei taha. Peame minema vaatama, mis need wifi koodid on ja värkida, et seda üles seadistada.
Samsungi A-seeria telefonid on tegelikult ka hästi ilusad. Näiteks see on, issand, veits must. See on minu oma, mille ma just nüüd sain S25 Ultra. Hästi ilus minu arust. Ja see on siis see kõige uuem A-seeria oma. See on välimuselt minu arust hästi ilus. Telefon ei ole helistamiseks, telefon on YouTube'i video vaatamisteks ja mängimiseks. Me lähme nüüd viime Sarapuu kaltsukasse mulle riideid juurde, sellepärast et mul on viimane nädal ja ma tahaks võtta maksimumi, ehk siis ma panen sinna ilmselt ka sildi, et kõik asjad on -50%, sellepärast et minu jaoks on igal juhul kasulikum, nagu kui ma saan neist lahti isegi nagu soodsama hinnaga, kui et ma lihtsalt ei müü. Ma mõtlesin tegelikult päris pikalt, kas viia oma riidet sinna boksi rendi kohta või ei, sellepärast et ma kartsin, et äkki ma ei teeni seda raha tagasi. Ma viisin Sarapuu kirbukasse oma riided ja seal on suur boks maksab 1 kuu 65 €, pluss sa pead maksma 10% oma müügitulust ka neile. Aga kuna mulle tundub, et see on nagu Tartu kõige populaarsem koht, siis ma mõtlesin, et okei, ma proovin ühe korra ära. Ja kui ma ei teeni sealt midagi tagasi, siis siis ma vähemalt tean, et ma rohkem ei vii. Aga praeguseks nüüd mul ongi siuke nädalake jäänud, tegelikult vähem. Ja ma olen teeninud mingi 185 €. Issand, kas te olete purjus või miks te ära vajute? 185 €, ehk siis sealt võtame maha selle 65 € boksi renditasu, pluss 10% see komisjonitasu või mis iganes see on. Ja alles jääb umbes, ma ei tea, mingi 110 € või? Ehk siis 110 € ma arvan on juba täitsa selline korralik summa. Aga noh, ma arvan, et üks põhjus, miks ma teenisin ikkagi nagu üsna suure summa, ongi see, et ma panin asjad nagu hästi-hästi soodsalt müüki. Isegi nagu firmariided, ma panin mingi Nike trennijaki 10 € müüki. Tegelikult, kui ma mõtlen ise ka, et kui ma lähen kuskile kaltsukasse või boksi kohta, siis ma lähengi sinna sellepärast, et saada soodsalt riideid. Sest kui ma tahaksin kallilt riideid, firmakaid, siis ma läheksin poodi. Aga jaa, kui teil on hästi palju riideid kodus ja need on üsna korralikud, siis ma kokkuvõttes ikkagi soovitaks väga boksi müüki, sellepärast et sa ei pea ise peaaegu üldse tegelema nendega ja see ongi minu jaoks kõige suurem pluss, sellepärast et ma üritasin Jaagas ka müüa asju vahepeal, aga natuke tüütun, sellepärast et esiteks sa pead need kõik ise pakkima, on ju. Siis seal pidevalt inimesed kirjutavad, soovivad lisapilte, soovivad mingeid mõõte, aga kaltsukas inimene saab ise proovida selga ja see on nagu, sa ei pea ise mitte mingit vaeva nägema. In sin so long, all the fields are gone. Fella stopped me on the street last night, said everything's alright. Roller coaster, make it through the day, I'm right. It seems your meal ticket is gone, but life goes on. I could never imagine so. Nii, me oleme nüüd jõudnud hotelli, hakkame vaikselt valmistuma. Tegelikult me jõudsime tükk aega tagasi hotelli, me tegime mingi tunniajase lõunauinak. On aeg meigiks. See on mul tegelikult minu arust alles siuke teine suurem kontsert. Eelmine aasta me käisime Ed Sheerani kontserdil. See oli minu esimene nii-öelda suur artisti kontsert, sellise kuulsa artisti. Ja mulle täiega meeldis see. Nii et nüüd ma olen hakanud rohkem käima. Meil on ostetud ka, mis meil veel ostetud on? Imagine Dragonsile lähme kindlasti see aasta, siis me läheme Justin Timberlake'ile, siis me lähme Hans Zimmerile ja me pole veel otsustanud, kas me lähme ka AC/DC'le. Nii et väga suur kontserdite aasta on. Mul pole õrna aimugi, kuidas mu põsepuna teile praegu kaamera peal jääb, ilmselt väga tume. Aga Sabrina Carpenter kannab ka kogu aeg väga intensiivset põsepuna, nii et see on teemas, okei. Aga ma tahtsin vahepeal lihtsalt ruttu näidata teile ära meie hotellitoa. Põhimõtteliselt ega siin midagi liiga palju erilist ei ole. Noh, siin on laud on ju, mis on juba sassis. Voodi, mis on juba sassis. Kevini varbad. Kevin, siuke ülisuur aken. Uhke vaade iseenesest. Ja no selline tavaline vets. Mulle tundub, et kaamera võtab päris palju vähemaks seda meiki, aga siuke roosa, see on tegelikult nagu ülipalju highlighterit panin. Kevin näitab mulle pärlit kaela, mõtlesin, et panen pärlit täna. Sul on juukseid nii palju. See võtab hetke. Minu arust kaelakeed ja käevõrud on üldse nii mitte naisesõbralikud tegelikult, sest neid on võimatu ise saada kaela ja käe ümber. Nagu mina konkreetselt ei saa ise kaelakeesid kaela.
ehk siis need on nagu naistele mõeldud, aga need on nii naistevastased, sellepärast et neid on võimatu üksi panna. Siis kõrvarõngad on meil täna sellised kuldsed väiksed nunnud. Tegelikult kell on mingi 5, kell 6 avatakse meie värav. Enne soojendusesineja ka me tegelikult lähme ennem sööma mingisse kohalikku Burger Kingi. Sest et seal kohapeal nagu on tüütu juba selles mõttes süüa, et seal on raudselt ilged järjekorrad. Siis ma arvan, et hinnad on väga kõrged. Ehk siis lihtsalt targem oleks kuskil täpselt enne kontserti ära süüa, et saab nagu kontserti nautida ilma, et peaks kuskil järjekorras seisma. Aga okei, liigume outfiti juurde. Põhimõtteliselt kogu mu kontserti outfit mahub siia. Mis ma siis kokkuvõttes otsustasin? Alla ma panen sellise musta lühikese kleidi, aga mul on vaja tegelikult ainult seda alumist osa, sest ma kasutan seda justkui nagu seelikuna. Ja siis ma panen siia ka täpilised sukapüksid, mis tegelikult läksid mul juba katki, kui ma neid esimest korda proovisin. See katkine koht on nagu suht. Aga see sukapükste auk on suht siin, nii et ma arvan, et seda ei ole seelikult näha, nii et panen ikkagi need. Nii, ja siia peale panen ma sellise ülinunnu topi. Ma arvan, et see on nagu täiega teema, sest see väike lipsuke siin ja need käised on nii nunnud. Ja minu arust see on täiega selline nunnu ja Sabrina-lik. Päike tuli välja. See on siis minu praegune outfit. Siia alla tulevad veel sellised põlvedeni mustad saapad. Kindlasti minge vaadake pilte Instagramist. Seal ma panen kindlalt mingi outfiti pildi ja üldse Rootsi fototampid. Nii et minge jälgige mind Instast ja vaadake sealt ka. Aga ma arvan, et ongi aeg minna! Nii, meie toit enne kontserti. Meil ei ole kummalgi kõht tegelikult eriti tühi, et mina võtsin 9 nuggetit ja rohelise smuuti lihtsalt. Kevin võttis juustupurksi 4 nuggetit ja kollase smuuti, jah. No nii, tere, me oleme tagasi, kell on tegelikult ei ole veel 11-ki. No Eestis on peaaegu 12 juba, aga meil siin on 22.51. Käisime veel sealt samast Maxist läbi kiirtoidukohast. Võtsime mitte seda, mida te arvaks, et te võtaksite purksi kohast. Me võtsime fontanti ja kohvi õhtuseks snäkiks. Aga väga hea kontsert oli, kõik oli hästi läbi mõeldud. Inimesed jõhkralt killusid, karjusid, kõik parimad laulud lauldi ära. Mingi 1,5 tundi kest, natuke kauem. Vist kauem, jah. Tund 45 olid umbes lava peal. Mis sa arvad? Jaa, äge show oli. Rahvast oli palju. See karjumine, kiljumine oli küll ikka päris õudne. Alguses lõpus mul harjusid kõrvad ära, aga Pärvil lõpus läks just tullemaks. Ma ei olegi teile rääkinud, et me maksime nende piletite eest kokku üle 600 €. Sellepärast, et me ostsime suht viimasel minutil need tegelikult, kui see oli suht välja müüdud ja siis need hinnad seal muutusid nii-öelda vastavalt nõudlusele. Ehk siis ma tean, et üks mul sõbranna sai mingi 90 € äkki pileti. Ja meie maksime samaväärse pileti eest 300 €, mitte et meil oleks mingi hull VIP-pilet, vaid nagu täiesti kõige tavalisem pilet. Nii et kokku oleks 2 piletit 600 €. Jep. Pärpelvad siia. Teen meiki tänaseks päevaks. Käisime just hommikusöögil ära. Mega hea hommikusöök oli. Nagu päriselt. Kõik oli olemas, kõik oli tervislik.
ma käisin nagu ratsutaja hommikusöögil, mul olid need pikad eelsed saapad siin dressipükste peal. Ja inimesed üldse ei vaatanud. Ei vaadanudki. Vaatasid, kui stiilne ma olen. Mõtlesime APA muuseumisse minna. Sul see statiiv ei tööta. Jah, tuli ära. Mõtlesime APA muuseumisse minna. Õnneks teekond ei ole pikk, et on valida kas 1 tramm, 1 praam, 2 trammi, 1 praam või 3 trammi. Et ilmselt võtame selle esimese ja ma ei teagi, mis me veel teeme. Siis läheme käime söömas kuskile, siis ma arvan, vaatame jooksvalt. Fun fact. Nägin eile kontserdil järjekorras üht Kaitseväe veeblit. Siis mõtlesin, et äge, tuli ka kontserdile perega. Siis ta istus meiega samas reas ja nüüd hommikusöögil nägin ka teda veel. Ja ta oli samas hotellis ka. Ta oli samas hotellis ka. Üks huvitav avastus Stockholmis oli minu jaoks see, et praamid sõitsid samamoodi nagu bussid, ehk seal olid nagu praamipeatused ja sa said isegi kasutada sama piletit praamiga sõitmiseks ja see praam sõitis samamoodi järgmisesse peatusesse võib-olla mingi 7-8 minutit. APA muuseum maksis minu mäletamist mööda mingi 25 eurot ja see oli täitsa tore muuseum, sa said seal APA kohta teada absoluutselt kõike, mida sa teada tahad ja seal oli hästi palju originaalkostüüme. Seal oli ainult hästi palju rahvast ja väga vähe ruumi. Nii et see oli tore, aga mitte midagi liiga erilist. Me oleme tagasi siin kohvikus, kus me eile käisime. Meil on siin jälle väga uhked võikud. Kokku läheb selline lauatäis. 2 saiakest on tegelikult ka meil. Tähendab, mina sain ära juba. Üks on söödud. Selline lauatäiake läheb maksma umbes 45 eurot. Ja me pidime ootama, et laud vabaneks. Siin oli nii palju rahvast täna. Tundub, et see on populaarne koht. Aga siin on tõesti väga head asjad. Ja me saime jälle mõnusa hea koha. Amps. Muidu on täiega mõnus, aga tuul on ülikülm. Nagu kui on tuulevaikne ja päike väljas, siis on mõnus. Aga kohe, kui tuul tuleb, see on nii tugev ja nii külm täna, et siis on väga-väga jahe. Ühesõnaga, ma tahtsin seda öelda, et mul küll ka tunne juba, et kõrvapõletik või Ja minul ajab selline väga külm tuul veits pea valutama. Hommikul valutas võtsin ruhtu, nii et nüüd on juba veits parem. Aga ma arvan, et mul valutas hommikul pea sellest eilsest mürast ka, sellepärast et kõva heli ajab ka mul pea valutama. See oli suht õune ja seal enne kontserdi algust müüdi kõrvatroppe ka. Mõtlesin, et kes neid ikka vaata ostab, aga kui esimene karjumine oli, siis mõtlesin, et tegelikult oleks võinud. Jaa. Tegelikult Stockholm on mega ilus linn ja see ühistransport mulle meeldib, see on nii kuidagi kergesti arusaadav. Näiteks minu jaoks on Stockholmi ühistransport palju kergemini arusaadav kui Londoni omas, sest et Londonis ma kogu aeg eksisin ära ühistranspordiga sõites. Jalutasime siin peaaegu kilomeetrikese, veedame aega senikaua, kuni me peame lennujaama hakkama sõitma, vaikselt liigume selle Central Stationi poole. Tulime sellist kirsiaeda vaatama, see on nii ilus. Ja me tahaks minna mingisse maa-alusesse, ma ei tea, kas see on metroopeatus või mis iganes peatus, kus peaks olema sellist kunsti palju. Ja tegelikult siin, ma tean, et inimesed teevadki vist ka neid metroojaamade tuure, kunstituure. Okei, me leidsime üles esimese metroojaama, kus on see kunst ja see on tõesti väga lahe. See on nagu selline maa-alune, nagu kivist või kaljust oleks selline metroojaam. Kuna meil on veel peaaegu paar tundi aega, siis me otsustasime, et me sõidame vähemalt ühte veel. Senikaua näitan teile veel seda, nagu vaadake kui cool. See on nagu mingi Vana-Rooma siuke värk. Ja siin on ilmselgelt hästi palju Instagrami pildikohti. Nii, me jõudsime järgmisesse, see on siis staadioni metroojaam. Siin pidi üks vikerkaar olema kuskil laes ja mina tahan seda üles leida. See ei või olla või? Ja need on lilled. Siin on vikerkaare värvilist noole. Yeah. Me leidsime vikerkaare. Päris äge jah. Me tegime siin just instapilte, see on ülihea instapiltide koht, siin on valgus reaalselt nagu tehtud selle järgi, et instapildid oleks head. Nii et tegelikult väga soovitan tulla sellele kunstituurile, kui te neid
kui te Stockholmi tulete, neid pidi vist 14 olema, aga meie jõudsime nüüd ainult 2 käia, et tegelikult kui me oleks siin pikemalt, või äkki tuleme Stockholmi kunagi pikemaks, siis Võib-olla. käime kõik läbi. Ma arvan, et see Okei. on päris lahe olla. Yeah. Mis me nüüd teeme? Ma ei tea, koju tahaks tegelikult. Siis lähme äkki vaikselt liigume lennujaama poole või? Äkki seal on mingeid poode, kus saab niisama ringi käia ja värki. Niikuinii istume veel maha kuskile, võtame endale lendu veel näks ja Yeah. sest siis on juba õhtu. Esimest korda elus vist ma magasin lennujaamas pingi peal. Üle päris mitme pingi. Väga mõnus oli. Lennujaamas on okei pingi peal magada. Keegi ei vaata imelikult. Kõik on arvanud, et seal on kõik kodu. Meil on lennul niisugune tunnike veel aega. Ostsime kohvi. Veits näksime veel enne lendu. Lennujaamas on praegu ja tegelikult hotellis ka hommikusöögil kohe aru saada, kes käisid eile kontserdil. Sellepärast, et kõikidel on see mürtsi särk seljas, mis on sealt ostetud. Mina tahtsin ka täiega osta. Seal oli üks üliilus särk, aga need särgid olid 50 eurot ja ma ei raatsinud osta 50 eurost särki. Aga mina ostsin täna Apa muuseumist 40 eurose särgi. Sa vist ei viitsi seda praegu näidata, jah? Jaa, Näitame magneti ka siis. Kiire haul. Meie Keviniga kogume külmkapimagneteid. Igast kohast, kus me käime, me ostame külmkapimagnetti. Sest see on selline odav väike asi. Aga siit Stockholmist võstsime lausa 2 magnetit koju. Esiteks, Appa muuseumist võtsime me siukse magneti. Hästi äge, nunnu. Nii, enda külmkapile me võtsime sellise magneti. See on siis Stockholmi mingi väike tänavake. Vana linn. me raudselt kõndisime seal. Minu arust me kõndisimegi seal. Ja koju ma võin alati koju ka ühe magneti vanemate juurde. Koju ma võtsin, pole päris kindel, kas see on teil udune või ei. Ma alguses tahtsin koju ka võtta põhjapõtradega, aga Kevinile ei meeldinud see mõte, sest et me ei käinud Põhja-Rootsis temaga. Nii, Kevin näitab nüüd, mis ta Appa muuseumist veel ostis. Wow, särk, kus on ühtegi kirja. Tegelikult on. Wow, selline Appa T-särk, mega lahe. See on mingi Jaapani eri. Jaapani mingi tuuril käisid 80. aastal vist ja siis seal olid mega ägedad asjad. Seal olid mingid tagid ka. Nad olid nagu mega ägedad, nägid välja, aga nad olid 80 € või gramm rohkem.